Kas saab ka vana kaitseliitlane sõna? Vana kaitseliitlane ei saa sõna, vaid võtab sõna. Ma tänan. Et kui tuli meenutus sellest, et siin oli üks küngas, siis mulle meenus 88. aasta, kui Tartus oli see kuulus rahutus, kui taheti tähistada Tartu rahu aastapäeva. Et olingi mina seal Tartus ja mul õnnestus ka seda mäsu pealt näha. Päris nii ta ei olnud, nagu ajakirjandus on teda väga värvikalt kirjutanud, aga tore oli ikka. Ja kui mina öösel tulin Tartust, ma tulin läbi Pilistvere ja keegi oli pannud siia küünla põlema. Ma seisin siin veidi aega ja mõtlesin, et noh, küllap see Vello Salum selle viguri tehi, aga mikrobuss seisis seal bussijaama juures. Ja seal olid KGB kaastöötajad ja rahvamalev, nad ootasid öösel, et midagi peaks siin toimuma, aga tegelikult peale selle küünla ei toimunud siin ju mitte midagi. Aga see oli niisugune tore mälestus. Ajaloo huvilisena olen ma järjest rohkem ja põhjalikumalt uurinud seda iseseisvusaega, mis Eestile osaks jäi see paarkümmend aastat nende suurte sõdade vahel. Ja see on niivõrd põnev ja huvitav, see ametlik ajalugu hakkab nagu natukene muutuma, kui teil vähegi on huvi. On ajaloolane Jaak Valge väga põhjalikult uurinud neid asju, mis oli ikkagi veel selle taga, miks Vene riik oli sunnitud Eesti iseseisvust tunnistama, miks need asjad niimoodi läksid, nagu nad läksid, et kui teil on huvi, ma usun, et see on väga, väga põnev ja ma usun, et Eesti ajalugu väärib seda, et temast rohkem teatakse. Ja ma võtsin jälle kaasa oma ajaloolise relva. See on nüüd see relv, millega põhiliselt jooksid koolipoisid lahingusse. See on 1891. aasta Mossin Nagant vintpüss, mida on toodetud, võib-olla nüüd on rohkem neid Kalašnikovi automaate vorbitud igal pool, aga pikka aega oli see kõige rohkem kasutuses vintrelv. Belgia kuulus relvameister Nagant koos Vene Mossiniga ta valmis tegid ja tootmine toodi Tuula ja Iiseski relvatehasesse. Kui keegi tahab katsuda, kui raske oli see koolipoiste relv kanda, siis on see võimalus, kui keegi tahab relva käes hoida ja ma usun, et Eesti mehed peavad relva käes hoidma. Ohvitseritel oli revolver, samuti Belgia relvatehase Naganti toode. Neid relvi on väga palju kasutatud ja neid toodeti veel 50. aastatel. Tema omapära on see, et tal ei ole tagasilööki ja see oli muide ka NKVD mõrtsukate lemmikrelv, sest see ei väsitanud kätt ära, kui pidi seda mõrtsukatööd tegema. Relv ei ole laetud, nii et te võite neid käes katsuda. See mudel on toodetud 1895. Nii et sellised kuulsad relvad on. Ja kõigil nende relvadel on ka oma lupp. Aga võib-olla täna ei ole see päeva teema. Aga tõesti, ma ütlen, uurige Eesti ajalugu, praegu on selleks kõik võimalused. See on väga huvitav lugeda. Nii et soovin teile, head õpilased, uurige Eesti ajalugu. Te tunnetate siis seda, mis on tegelikult ühe eestlase ja Eesti patrioodi kohustus siin oma riigi ees. Võib ju mõelda, et lähme, ei tea, välismaale, saame kergelt pappi, aga oma riiki ja rahvast teenida on tegelikult üks väga suur auasi. Ja mina soovin teile selleks jõudu, pealehakkamist, õppige, omandage teadmisi ja uurige Eesti ajalugu ja te saate ilma asjadest hoopis paremini aru. Ma tänan.